Tšauki, sa oled jälle tagasi mu kanalil ja kui sa oled uus, siis minu nimi on Lotta Laurein ja sa kindlasti võiksid mind subscribe'ida. Tänaseks videoks on top 12 filmi, mida sa peaksid vaatama, sest et praegu on vaheaeg ja selle jooksul on mul olnud aega päris palju filme vaadata. Filmides ma ütlen, et ei ole mingis nagu meeldivuse järjekorras, vaid on lihtsalt suvaliselt, mis mul meelde tuli. Esimene film, mida ma just lähiajal vaatasin, oli film nimega Wonder. Film oli väga kurb, aga ta oli samas väga armas ja ta rääkis ühest perekonnast ja nende teistsugusest lapsest ja ma soovitan seda kindlasti vaadata, kui sul on siuke. Järgmine film, mida sa võiksid vaadata, on Love, Rosie. See on armastusfilm, aga ta on nagu siuke nagu huvitav ja nagu see stiil, kuidas see filmitud on natuke nagu teistmoodi või siuke nagu huvitavam ja siuke ajastu. Sest et see ajastu ei ole minu arust nagu 2017 või 2018. Nii et kindlasti vaata. Mõne film, mida sa võiksid vaadata, see on Bone. Kurb ühest tüdrukust, kes on siis natuke teistsugune või tema mõtlemisviis on natuke teistsugune. Ja nagu mulle see film väga meeldis, ma sain sellest tüdrukust nagu ma fiilisin seda tüdrukut. Mõni film, mis on nagu olnud vähemalt vasti aastiks mul lemmikutest filmidest, võib-olla seepärast, et seal on mu lemmiknäitleja. See film nimega Nerve. Ma arvan, et paljud noored on sellest juba kuulnud, aga kui sa ei ole, siis nagu ma soovitan kindlasti vaata seda filmi. Film on, ma arvan ka, et paljud on jällegi kuulnud, aga kuna see on üks väga hea film, siis ma ei saa seda nagu mainimata jätta, on Everything, sest et nagu mulle meeldis vaadata, kuidas see filmitud või kus kohas see filmitud oli. Vaat see oli nagu lahe ja siuke nagu teistsugune, kes oli jällegi ühest noorest tüdrukust ja ma kindlasti soovitaksin vaadata. Ma soovitan kõiki filme vaadata, sest et nagu on The Tough vist high school film, mis see on high school noorte film. See on hea 2015. Aasta film, ma olen seda päris mitu korda näinud. Võib-olla nüüd mul on juba sellest kopp ette tulnud, sest et ma olen paljude inimestega seda vaadanud. Mine film, mida ma vaatasin just nagu eile ära. Ja see on nagu komöödiaid, aga ma tavaliselt ma lihtsalt ei naera, vaid nagu muigan. Aga see oli nüüd film, mille peale ma nagu lihtsalt naersin, sest et ma sain nagu see mõned sõna, mis nad kasutasid, see oli lihtsalt nagu nii hea. Ja selle filmi nimi on The Age of 17. Seal on üks laulja, on peaosas. Kindlasti vaadake seda, see oli väga huvitav. Ja mulle täiega meeldis selle peaosalise stiil. Järgmine film, mida ma vaatasin just nüüd, kui ma seda filmin, siis ma vaatasin seda 6 tundi tagasi. Ja see mulle väga meeldis, selle filmi nimi oli Home Again. See rääkis ühest naisest, kellel oli väga ilus kodu, väga ilus lapsed. Ja tema tulid suvalised inimesed, kes tema tööseks jäid. See on jällegi komöödiafilm. Ja see oli ka jälle väga hea film, kus ma lihtsalt naersin, sest et kõik oli väga huvitav. Järgmine on põnevusfilm, filmid, kuidas võtta. Ja ma olen täiesti kindel, et kõik teavad sellest. Ikka enamus teavad, 90% teavad seda, ma loodan. See oli just kinodes ja mis mõtleb mul rääkida on nagu nii, kõik tahavad seda vaadata, ma loodan. Aga kuna see on nii hea, siis ma ei saa seda mainimata jätta jällegi. Maze Runner. Ja nüüd tuli välja kui 3. osa, see oli kurb. Mul läks väga hinge ja nii, aga nüüd lähme natukene hirmsamate filmide lainele, kus on küll 8 osa ja paljudele see ei meeldi, sest see on rõve, halb, aga nagu vaheldus jumpscare'i õudukatele on see väga hea vaheldus. See on siis Saag. Paljudele ei meeldi, aga ma olen üks suur Saagi fänn, kui seal nagu meeldib Saag, siis welcome to the club. On siuke huvitav õudukas. Selle õuduka nimi on The Visit. Ma olen seda miljoni kordi näinud erinevate inimestega, ühtede inimestega mitu korda. Aga see on lihtsalt, ta on nagu huvitav, kaasahaarav ja see filmimisstiil on väga huvitav ja ma soovitan sul seda väga vaadata. See on nagu õudukas, mida sa pead kindlasti ära nägema lihtsalt mingil hetkel ikkagi. Viimane õudukas on, ma isegi ei tea, kuidas seda täpselt öelda. On Insidious. Ühesõnaga üks,
kuidagi ütelgesin Sidious või Insidious, ma ei tea. Ja seda soovitan ka. Viimane osa oli eriti põnev, sest et seal päris palju ehmatas ja oli päris creepy ja kindlasti vaata ära. Ja selline see video oligi, kui sulle meeldis, pane like ja kindlasti viska subscribe, sest et see kasvataks mu kanalit veelgi ja meil on juba täis üle 600 subscriberi. 1000-ni ei ole enam pikk maa jäänud. Mul on nii hea meel, et te mind subscribe'id olete. Ma tänan teid väga. Ma tahaks teha ka special video millalgi sellega seoses. Aga ma ei ole suutnud ikka välja mõelda, mida teha teile. Aitäh, et sa vaatasid ja ma loodan, fingers crossed, et uus video on peagi tulemas. Nii et tšauki!